Tallinna Laste Turvakeskuse turvakoduüksuse juht Tiina Simson on üks 21 sotsiaaltöötajast, kes tänavu tänukirja pälvis. Simson alustas sotsiaalvaldkonnas tööd 97. aastal ning ta leiab, et selline tunnustus annab veel rohkem jaksu oma tööd teha. Minu meelest, mida aasta edasi, seda rohkem tegelikult ikkagi positiivses mõttes sotsiaaltööd ka tunnustatakse. On hakatud tajuma, et see on väga vajalik ja ütleme, et ka need inimesed, kes on selle töö endale valinud, et nad tunnevad ise selle töö tegemisest rõõmu. Aino Solodov, kes on Põhja-Tallinna valitsuses sotsiaaltööd teinud alates 93. aastast, on tunnustuse üle väga rõõmus. Naine on aastakümnete jooksul aidanud sadu paljulapselisi peresid ning paljud nendest peredest peavad Ainot meeles veel aastaid hiljem. Ma olin neile väga suureks abiks nendel rasketel aegadel ja selliseid tänuavaldusi on mulle palju olnud ja meili teele tulnud. Et see on meeldiv tagasiside. Väga põhjalikult ikkagi kliendi muredesse süveneda ja siis, kui on seda abi vaja, siis tõeliselt aidata. Ja see teebki mulle rõõmu, kui ma saan õigeid inimesi aidata. Viimased 2 aastat on näidanud, kui oluline roll on meie ühiskonnas pühendunud sotsiaaltöötajatel, ent tagaplaanile jääb sageli sotsiaaltöötaja ise. Seetõttu on tunnustamine väga tähtis. See on väga hea võimalus kõikide toetuste, teenuste, eelarveridade, taotluste tagant näha ka päris inimest, kellest tegelikult sõltub sotsiaaltöö edukus, kes panustab iga päev sellesse, et sotsiaaltöö Tallinnas toimiks. Tunnustamiseks esitatud sotsiaalvaldkonna töötajate juures väärtustati nii professionaalsust, inimlikke väärtusi kui ka nende tööpanust abivajajate elukvaliteedi tõstmisel.